et kuigi tuli kaotus, siis ma arvan, et tegelikult mäng läks väga hästi. Kindlasti täname fänne, et viimasel veerandajal ise mängisime hästi, aga ma arvan, et suur roll selles oli fännide kaasatulekul. Et võib öelda peatreeneri sõnadega, et kui me oleksime mänginud mängu algusest nii, nagu me viimased 9 minutit mängisime, siis oleks see mäng võib-olla meie poole tulnud. Siin viimased 3-4 mängu on noored mehed saanud palju kogemust ja ma arvan, et see, mis siin lõpus toimus, see oli ka selle tagajärg, et on hakanud julgemalt viskeid võtma ja nii edasi, aga miks siis kaotus tuli? Kindlasti see, et tegime liiga palju pallikaotusi, olime natuke teravad, saime siin esimesel poolajal 0 vaba viset ja kindlasti vastased võtsid väga palju ründelaudasid, et sellega tuleb trennis vaeva näha. Ei, mäng oli vägev selles suhtes, et nagu Mikki ütles juba, et üle pika aja tore näha, kui rahvas elab nii meeletult kaasa, et see annab mängijatele ka sellise hea tunde ja ma arvan, et me ei ole terve hooaja peale, poisid pole nii emotsionaalsed või nii-öelda tuhki täis olnud, et tahaks loota, et need emotsioonid jäävad kestma ja järgmised mängud, mis meil siin hooaja lõpuni veel jäänud on sama tugeva andmisega poistel ja rahvas ka sama meeleolukalt kaasa elamas, et ma arvan, et see nii mõnigi mängu võib-olla õnnestub siin veel sama huvitavaks teha, et tänane mäng võib-olla oli selline, mida me tahtsime rohkem hammustada, nagu siin tutvustaja enne mängugi ütles, et tabeli viimasega mängisime, aga midagi pole teha, et lõpuks keegi peab kaotama, keegi peab võitma.